Ma siis lühidalt ütlen ise ka, et mis hetkel minu rahvarõiva teekond algas, sest kui kõik said panna siia pilte endast 3-aastasena, 5-aastasena, siis mina olin peaaegu 40, kui ma hakkasin esimest korda rahvarõivet tegema. Läksin Tõstamaale Anu Randma juurde rahvarõiva kooli, aga seda tõsisemalt ma selle tee olen ette võtnud. Ja tõesti 2 viimast aastat olen ma töötanud Tartu Ülikoolis tekstiilispetsialistina rahvusvahelise ajalooliste värvide uurimise projekti Color for Crafts juures. Ja minu ettekanne räägib sellest, et milliseid värve on Eesti rahvarõivastes kasutatud ja kuidas neid uurida. Ning ettekande peategelaseks on kirivööd, 10 tükki, mis siin esimesel slaidil on näha, ja üks mõistatuslik värvitaim, mille nimeks on ninn. Kõigepealt lühidalt siis, kuidas uurida värve ja kuidas uurida ajaloolisi värve. Võib läheneda 2 küljest, et esiteks võib alustada kirjalikest allikatest. Võib üles otsida arhiiviallikad, vaadata, millised infot leiab trükis ilmunud kirjandusest, kas siis raamatutest või ajalehtedest, ja üle vaadata esemelegendid, mis on siis muuseumi esemetega koos kogutud kirjalik informatsioon. Ja teisest küljest võib alustada, kui võtta kõigepealt ette eseme enda uurimine. Alati algab eseme uurimus visuaalselt, vaatame eseme üle, mis värvid seal on. Ja kui uurija teab värve päris hästi, siis saab ka visuaalselt küllaltki palju infot juba arvata. Kuid teaduslik lähenemine, selline teaduslikult enim tunnustatud ja aktsepteeritud uurimisviis, mis annab kõige usaldusväärsemad tulemused, on keemiline analüüs, millest pärast räägin täpsemalt. Ja selline tulevikumuusika on siia slaidile ka kirja pannud, ehk siis hüperspektraalne analüüs, mille puhul kasutatakse siis sellist ülitäpset kaamerat, mis salvestab sadu erinevaid lainepikkusi ja mille eeliseks keemilise analüüsi ees on see, et see on mittedestruktiivne, ehk siis eset saab uurida niimoodi, et ei ole vaja ühtegi proovi eseme küljest võtta, mis ajalooliste esemete puhul tuleb alati väga läbi kaaluda, et kas see on põhjendatud. Aga ükskõik kust pihta alata, kas kirjalikest allikatest või eseme uurimusest, siis peab jõudma välja värvikatsetusteni. Näiteks, kui ma loen arhiivist, et meil kasutati värvimiseks paakspuukoort ja selleks, et saada punast, oli vaja see paakspuukoor enne mädandada, siis ainuke viis, kuidas ma saan kindlaks teha, kas see toimib ja milline see mädandatud paakspuukoore punane on teha värvikatsetusi. Ja samamoodi, kui läheneda eseme uurimusliku poole pealt, teha keemilist analüüsi või spektraalset analüüsi, siis selle tulemusi saab tõlgendada ainult juba eelnevalt tehtud värvikatsetuste ja nii-öelda referentslõngade abil. Ehk siis ajaloolisest esemest tehtud analüüsi peab kõrvutama teada-tuntud lõngade analüüsi tulemustega. Ja me ei teinud projektis kindlasti nii palju värvianalüüse, kui mulle kui rahvarõivuuurijale oleks meeldinud. Aga üks selline hästi tore uurimusrühm oli 10 kirivööd Eesti Rahva Muuseumist. Ja kõigi nende kirivööde puhul oli kirjas, et nende punased lõngad on ninniverevad või siis värvitud ninniga.
ja need vööd olid kogutud Kagu-Eestist ja Petserimaalt suht ruttu peale Eesti Rahva Muuseumi avamist, ehk siis 1910–1913 jäi see kogumise aeg ja siis esemelegendides mainitud vööde valmistamise aeg oli 19. sajandis. Üks oli selline mainitud, et 19. sajandi alguses juba, aga üldiselt kõik siis jäid sinna 19. sajandi teise poolde. Ning kuigi need legendid ütlesid, et kõik on värvitud sama taimega, siis nende vööde toonid olid üpris erinevad. Ja samuti olin ma juba varasemalt saanud rahvarivastest ja värvidest huvitatud inimestelt küsimusi, et mis taim see ninn on. Ja minul sellele küsimusele vastust ei olnud. Nii et kasutasin kohe juhust ja tekitasime sellise toreda väikese uurimustööprojekti sees. Nii, ja sellised need ninnivööd siis välja näevad. Neid on kogutud kõige rohkem Rõuge kihelkonnast, samuti Vastselinast, Urvastest ja siis Pankjavitsa ja Lobotka vallast. Ja nagu te ise ka näete, et siin on nii selliseid lillakamaid punaseid, on selliseid sooje, oranžikas punaseid, heledamaid, tumedamaid värve. Ning kohati oli nende esemelegendides sellise värvi uurija jaoks päris huvitavat ja detailset infot. Aga niimoodi killuke siit, nagu Anul, täpselt killuke siit, killuke sealt. Ehk siis Rõuge kirivööl on lihtsalt mainitud, et see punane on värvitud langatse ninnidest, lõnga ninnidest, lõnga värvitaimedest ja uibulehtedest. Ehk siis seal tuleb juurde lisaks ninnile veel õunapuuleht. Siis 2 kirivööd Vastselinast olid sama legendiga, et kas see käib siis nende mõlema kohta või ühe kohta, seda ei oska nüüd tagantjärele öelda. Aga seal on juba päris tore detailne värviretsept. Et punakas pruun on ninni õilmetest ja lehtedest, et ka see on mainitud ära, et mitte ainult õisi ei kasutatud, vaid et kogu taime. Ja et ninnid kuivatati ära, jällegi väga oluline detail värvija jaoks. Siis keedetakse, kurnatakse läbi rõiva ja seepeale pannakse värvitav lõng keema. Ning Pankjavitsa vöö kirjeldusest tuleb meile natukene taim enda kirjeldust. Et kirjeldus ütleb, et tal on sinised õied ja kasvukoht on mets ja korjati jaanipäeva ajal. Ja kuidagi nagu instinktiivselt ma kohe arvaks siis, et ta ka õitses jaanipäeva ajal, aga loomulikult uurides tuleb hoida lahtist meelt, et see ei pruukinud niimoodi olla. Alati on hea minna sinna, kus teised on sinu jaoks juba natukene tööd ette ära teinud. Ja kui mina otsin, kui mul on rahvapärane taimenimetus ja siis ma otsin, mis taim see võiks olla, siis Etnobotaanika andmebaas Herba on esimene, kuhu ma lähen ja seal on ninn täiesti kirjas. Kuid kahjuks mitte ainult ühe taimena, vaid seal on kirjas, et ninn võib olla harilik pune, kollane karikakar või naiste puna. Et natukene tõmbab jälle laiali. Aga kui me vaatame edasi neid teateid, mis nende erinevate ninnide kohta on antud, siis naiste punat on eelkõige mainitud nagu ravimtaimena, millest tehti teed. Ja siis see kõige viimane ninn, vorstirohus, on seda kasutatud, ehk siis tõenäoliselt tegemist punega ja vanast värvitud ninniga verevida. Nii et natuke liigub sinna puneme poole see ninni identiteet. Siis üks toredamaid kohti, kuhu minna, kui sul on sõna, aga sa ei tea selle sõna tähendust, on Eesti Keele Instituudi Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv. Ja ütlen kõigile kaugel elavatele uurijatele, et digiteerimine, nii palju kui mina tean, on käimas ja
paljud need definitsioonid on ka murrete sõnaraamatus, et mida saab veebist lugeda. Kuid hetkel sellest ühest kapist, mis te siin näete, loomulikult kõigi eesti sõnade ja eesti sõnadega kirja pandud tähendustega ei piisa. Neid kappe on seal, no ma pakun, et 6, 7, 8 tükki, et need on igatahes 2 tuba täis, et täpselt samasuguseid kataloogi kappe. Ja nad on tähestikulises järjekorras, nii ehk siis, kui mina tahan otsida ninni kohta, siis ma lähen ja otsin need N-tähe kartoteegi sahtlid välja. Ja sealt leitud info pigem viitas sellele, et ninn oli selline üldine taimenimetus, üldine metsataimenimetus, et näiteks, et ninn vanasti, mis osteti, öeldi lilled ja mis heina sees kasvavad, öeldi ninnid. Ja veidi frustreeriv kirjeldus, et langas ninnid, mingid lõhnavad taimed, milledega lõngu värviti. Et ta võiks siis hästi lõhnada, aga lõhn ei pruugi ka alati hea olla, et kui ta lõhnab, et ega neid mitte lõhnavaid taimi kuigi palju ei ole. Panin tabelisse kokku kogu siis info, mis ma taime kohta leidsin ja seegi nagu mitmekesisus siin, kirjelduste mitmekesisus, mis värvi õied olid, kui kõrges oli, kas väike või meeter ja kus ta kasvas, viitab sellele, et ninn võis olla mitu erinevat taime, et nii lihtsalt nimetati üldiselt taimi. Aga sõnad, mis siin on tehtud paksuks, need konkreetselt olid seotud värvimise kirjeldustega, ehk siis kus oli mainitud punase värvimist, seal olid õied kas sinised või violetsed ja kasvukoht pigem metsasem või põõsastes ja siis see üks korjamise aja info, et see oli jaanipäeval. Nii, ja suur lootus oli minul, et kui me teeme keemilise värvianalüüsi sellise keerulise nimega nagu kõrgefektiivne vedelikkromatograafia, et siis me lõpuks ometi saame teada, mis see ninn on ja millega, või siis vähemalt seda, millega need punased lõngad seal on värvitud. Siis mida selle analüüsi puhul võiks teada on see, et ta on destruktiivne analüüs, ehk siis tuleb võtta SMS-proov, küll väga pisikene, 0,5 sentimeetrit. Tegime koostööd loomulikult Eesti Rahva Muuseumiga, kes kiitis selle heaks, sellepärast, et ma siinkohal ütlen, et see on nüüd esimene kord Eestis, kui me teeme ajaloolistele rahvarõivaesemetele keemilist analüüsi. Et kogu varasem uurimus on olnud kas visuaali põhjal või kirjalike allikate põhjal. Ja see analüüs ei piisa ainult sellest, et sa võtad selle proovi, kasutad seda metoodikat, sul peab olema võrdluslõngade kogu, ehk siis selle laboril, mis seda analüüsi teeb. Et ajaloolise lõnga pilti, mis sealt analüüsimasinast välja tuleb, et seda peab võrdlema taimedega, mis on teada, või ütleme siis nagu lõngadega, mis on analüüsitud taimedest, mis on teada. Ja need konkreetsed proovid, igas ettekandes peab ikka üks suur viga ka sisse tulema, mitte Hollandis, vaid Brüsselis Kuninglikus Kultuuripärandi Instituudis meie projektipartnerite juures need analüüsiti. Ja lihtsalt, et teil oleks pilt ees, kuivõrd võib-olla nagu kompleksne ja keeruline võib selline keemiline analüüs olla, et sul ei tule sealt sedelikest välja, kus on peal kirjas, et vot selle taimega see lõng on värvitud, vaid kromatograafias siis tulemusena saadakse kromatogramm, selline piikidega muster ja mul ei ole teile kahjuks näidata ninnivööde või ninnilõngade mustreid, et seda labor meile ei andnud, aga siin on siis ühe teise meie taime referentslõngade, need võrdluslõngade pildid, Paaks-Pugoor. Ja
siis mõlemal kahel pildil on 2 lõnga piigid, üks on must, teine on punane. Ja te näete, et isegi kui sul on sama taim, aga seda on erinevalt eeltöödeldud, antud juhul siis üks ülemisel pildil on kuivatatud paakspuukoore kromatogrammi, alumisel mädandatud paakspuukoore oma, et siis sul see pilt võib olla erinev. Ja need piigid tähistavad konkreetseid värvaineid, et see lõng, mis sealt proovist, mis sealt esemest võeti, lagundatakse ära, lastakse läbi kromatograafi ja siis masin registreerib värvained, mis on lõnga küljes eraldi. Ning kui on tegemist ajaloolise prooviga, siis siin on nüüd ainult üks taim, kus on nagu juba 6, 7, 8, 10 piiki. Kui on tegemist ajaloolise prooviga, seal võib olla mitu taime, millega seda lõnga on värvitud. Ja samamoodi tuleb mängu lagunemine, et kui värvained hakkavad lagunema, siis tekivad laguproduktid, mis tekitavad omaette piike. Nii et kõige keerulisem ongi tulemuste analüüsimine. Kuid mis need tulemused siis olid? Ja 3 vööd, mille puhul siis kõik esemelegendid ütlesid, et punased lõngad on värvitud ninniga. Keemiline analüüs näitas, et punased lõngad olid värvitud punapuuga. Ja punapuu, kes ei tea, ehk brasiilipuu, see on importvärv, mida kasvab Lõuna-Ameerikas või kasvas Lõuna-Ameerikas ja seda toodi Eestisse 18. ja 19. sajandil sisse, see oli siin müügil, nii et nende vööde lõngade värvija pidi minema ja ostma oma värvi, mitte mäeveerelt korjama ninni. Nii. Ja punapuud meil on isegi täitsa muuseumis tükkidena olemas ERMis ja sellesama Pärnu-Jaagupi punapuutükiga on ka väga põhjalik kirjeldus, kuidas värviti. Nii et kasutati maarjajääd peitsiks, alt värviti kaselehtedega kollaseks, siis pandi puupunasesse, mis oli hööveldatud väiksemateks tükkideks ja linnast ostetud. Ning lõngad omandasid tumepruuni värvuse. Nii, järgmine vöö siin niimoodi üksinda. Esemelegend ütles, et on värvitud ninniga, ninniverev, see on nüüd ka üks Vastseliina vöödest. Ehk siis 2 vööd oli erinevad tulemused. Sama legend. Nii, keemiline analüüs näitas, et punase lõnga värvimiseks on kasutatud kollast kohalikku taimevärvi. Kollaseid värve on keeruline analüüsida, aga tõenäoliselt oli kollane, sest kollast annavad peaaegu kõik taimed. Tundmatut punast värvainet, ma tulen selle juurde tagasi, ja fuksiini, mis on sünteetiline värv. Üks esimesi sünteetilisi värve tuli müüki 1859 ja Eestisse jõudis tõenäoliselt 1860. alguses. Kes on rohkem rahvarõivaid vaadanud, ehk tunneb ära selle väga ilusa erksa lillakaspunase. Nii et isegi kui ma tunnen värve, siis kui võetakse sünteetiline värv ja see värvitakse üle taimevärviga, siis visuaalselt ma ei oska pärast öelda, mis värviga tegemist on. Ta petab ära, ta näeb välja nagu taimevärv. Nii, ja nüüd siis 6 vöökest veel. Jällegi esemelegid ütlesid, et punased lõngad on värvitud ninniga. Aga keemilise analüüsiga saime vastuse, et nende lõngade punase tooni allikaks on punane värvaine, mida iseloomustab 2 oranžikas punase ühendi olemasolu. Mida see tähendab? See tähendab seda, et labor ei oska meile öelda, mis taimega värvitud on. Ja see ei ole ainult meil nüüd nende rahvarõivaesemete teema, et seda me näeme tegelikult ka arheoloogilistes tekstiilides, mida on palju rohkem analüüsitud, ehk siis on visuaalselt
täiesti nähtavad, punased, ilusad, tugevad, vähem leekinud ja labor ei oska öelda, mis on. Et kui see oleks madar, ta analüüsiks ära. Kui see oleks midagi muud, mis on nagu košenill või punapuu, ta analüüsiks ära. Ehk siis meil on siin mingid oma värvitaimed, millest ei ole referentse seal Belgia laboris. Nii et siin tuleb oma uurimustööd jätkata. Siis kokkuvõtteks. Esiteks saime teada, et esemelegendidesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, et kõik, mis seal on kirjas, ei pruugi olla puhas tõde. Ja kuigi meil kirjalikud allikad seda juba näitavad, aga nüüd ka keemiline analüüs kinnitas nagu ümberlükkamatult, et Eesti talurahvas kasutas punaseid imporditud ostuvärve lõngade värvimiseks. Ja ma toon eraldi välja selle, et me kokku analüüsisime 36 Eesti ja Läti rahvarõiva esemet nende punaseid lõngu. Lätist olid ka peamiselt kirivööd, aga mitte üks nendest ei olnud värvitud värvmadara juurtega. Et mis meil Eestis on selline hästi teada-tuntud traditsiooniline värv, et see loomulikult ei tähenda, et meil ei ole värvitud värvmadara juurtega, aga kõik oranžikas punased ilusad värvid ei ole madaraga värvitud. Ja tööd peab jätkama, sellepärast, et päris kindlalt ma ikkagist ei oska teile öelda, mis see ninn on. Et kui tegemist on punemega, siis minu esimesed katsetused punast värvida kukkusid haledalt läbi. Siin on Anette Karlsone, ma loodan jätkuvalt publikumis Läti värvija, kes ma tean on saanud midagi punase sarnast punest. Aga tõesti, et kui me tahame nagu täpsemalt teada, millega siin värviti, tuleb ise ka värvida. Ja lõpetuseks kutsun teid kõiki järgmise aasta alguses Eesti Rahva Muuseumisse, kus avatakse loodusvärvide teemaline näitus Meie rõiva värvid. Ja ka ninnivöösid saab seal oma silmadega näha. Aitäh!